tere hommikust. Tere hommikust. Jaa. Pesas peaks tüduma. Lähme õue. Tule, lähme õue. Õue. Lähme. Kell saab kohe 8. Mina lähen tibusid välja laskma. Täna on hommikul mul vaja Tallinnas käia. Vanamal on arst. Nii et me lähme käime. Ja siis tuleb jälle mulle üks külaline. Greta tuleb külla. Ja ma ei tea, mul on tegelikult natuke tööd on natuke kuhjanud. Et mul hakkab siuke kirge ärevus tulema, et ma tegelikult tahaks mingite asjadega kuskil ühele poole saada, et pühasid pidada. Nii et täna õhtul ma pean kindlasti tegema natuke oma sisulooja tööd. Ja homme ka. Homme tuleb Maret tagasi ja aitab filmida mingeid asju. Aga praegu tuleb Tallinnas ära käia ja siis vaatame edasi. No, tere hommikust, kõik see minu kanapere. Tere hommikust. No, kuidas oli õrreldatud? Alla ostate tulla või? No, kas ma aitan? Oih. Vanaema rõõmus. Mitte midagi kurta ei ole. Veri on nagu noorel inimesel. Ainult lust käia sedasi vanaemaga arstil. Jõudsime maale. Sajab, ainult sajab. See suvi on täitsa pekkis suvi, ütlen ma. Et meil tegelikult pidid minema inimesed Rabaristosse täna. Ja no niuke ilm on lihtsalt puhas sügis. Ja ma saan aru, et nad tõstsid Rabaristo hoopis hommikule, nii et kell 6 on homme Rabaristo start. See on küll rekord. Ta üks kõrv on vist jätta. Aga kas teine ei tõuse? Ma ei tea, miks ei tõuse. Oot. Mart, kuule. Nad elasid eile See on Justin. oma elu parimat elu. No. Nad said õues olla. Vabalt või? Vabalt, jah. Ja said kette ka siis. Nad olid väga õnnelikud. Aga täna ei ole mitte kellegil, mitte ühelgi loomal parim elu. Sest näiteks Malibu keeldub käima õues pissil, kui sajab vihma. Ma pean ta tassimas üles kuskile puu alla, et ta on sunnitud siis seal olema. Ja mul on tõesti sellest vihmast. Kas plaastit on? Mis juhtus? Arvasin vist puru. Näed, Malibu on pissinud siia. Malibu! Häbilugu. Malibu! Meil on koer, kes pissib vihmaga tuppa. Mulle meeldib alati see ütlemine, et lastel peab olema vaheajal igav. Kui lastel on igav, siis nad hakkavad mõtlema välja uusi mänge. Nii, palun, selgitage mulle sellest mängust. Okei, no basically, mina joonistan Hanna selja peale ja siis ta peab joonistama. Ja see kumb täpsemini ära arvab võidab, nagu pärast on minu kord seda teha. Oo, kui lahe mäng. Ja, see, kes võidab, ma ei tea, mis ta saab. Kommi. Super. Ja kuidas teil läheb siin? Kuidas teil läheb? Mina pean kahjuks hakkama tööd tegema. Mul tegelikult pidi täna tulema Greta külla. Pidime koos minema 5 kilomeetrit kõndima. Aga ta ei tule, sest siuke ilm on. Tal pole olla kuskil. Meil on tuba rahvast täis ja külalised on ka. Nii et väike plaani muudatus ja äkki siis ta tuleb reedel. Aga ma lähen siis teen tööd. Siis mul vähemalt on õhtuks linnuk, et ma midagi asjalikku teinud. Mis asi siin ole? Okei, Dan. Kas ma näitan, mis asi see? Ei, almost did it. I mean, no saaks siit veel alla. Väga hea mäng. Väga hea vihmase päeva mäng. Sulle selline. See tähendab seljale.
ma arvan, et mul ei stiti on palju, et ma võtan. Nii, tulin Rabamusse. Siit saab kohvi. Siin on hea internet, siin on hea tööd teha. Aga ikka nukker on. Tuleb meelde natuke see aeg, kui me tegime Vlogmasit ja ma igal hommikul sain rääkida, et no on ikka ilm. Üldse ei ole seda jõulutunnet, siis no on ikka ilm. Üldse ei ole seda jaanipäeva tunnet. Sajab ja sajab ja sajab. Ja tuul on ka tõusnud veel. Juu. No mida sa teed siukse ilmaga? Mõtlesin, et võtan heaks ilmaks hea auto, aga nüüd seda hea autoga ilm on sitt. Homme kell 6 lubab päikest. Ootan huviga juba. Kus meie kabrio on üldse? Ma ei tea. Sõidus. No olgu. Ciao, Ciao. Marno. Juu, uuesti on õues. Me oleme varustatud kanadele lilledega, emmele veiniga ja me läheme nüüd, istume kanalasse ja hakkame vastama teie küsimustele. Paul on meeletult entusiastlik. Kas sa suudaksid natuke rohkem olla õnnelik? Okei. Ühesõnaga, toimub siis vlogi tegemine ja lapse piinamine ühel ajal. Ta keeldub tripoodi kasutamast. See on see asi, mis su telefoni hoiab ja filmib. Kallis, sina oled mu tripod. Pane sinna kuskile. Kõik on kanakakad täis. Oh my god. Saate aru, niimoodi on sadanud täna terve päeva. Nii. No tere, tibukesed. Mis toimub? No näed. Minu tupsukesed on kõik ilusti tulnud juba tuttu. Nii. Oota, issand jumal küll. Rahu. Jeerum. Mina ei teinud midagi. Oi, Elisabeth korjab oma beebit kokku jälle. Kuule, tule sina mulle natukene õlale, papa, kui. Tõsi. Ma istun maha ja hakkan vastama teie küsimustele. See võib-olla läheb loomade kiusamise alla, siis tegelikult ta magas juba õrrel. Nii. Esimene küsimus. Kui noored te olete? Me väga vanad. Mina isiklikult olen 43, Margo on 48, saab kuu lõpus 49. Tibud on erinevas vanuses. Kaarel 21, Mari 15, Paul 13. 14 oled või? Ei ole, 13 oled. See ei tea enda lapsi. Ma võiksin küll ehmatada ära, kui sa ütled mulle, et sa oled 14, aga ma tean, et sa oled 13. Et siis ühesõnaga, jah, midagi noort ei ole, aga hingelt noored. Vastik lause on see lause. Parim basic šašlõki retsept. No basic on äädikamarinaad. Ma tegelikult väga armastan äädikamarinaadi, aga Margol on mega äge see hapukapsa šašlõkk. Ta teeb seda niimoodi, et ta panebki hapukapsa ja liha paneb siis selle seakaela karbonaadi, paneb 24 tunniks ja ta teeb väga-väga mõnusalt selle läbi, aga seal on hästi oluline asi. Sa pead panema vürtse. Ta pidi selle retsepti panema ülesse kuskile. Sa pead panema vürtse sellepärast, et muidu on veits pussukas. Aga see on mega hea. Nii, kuidas te 2 elukoha vahel elu jagate ja kas see tüütu pole? Kas pole mõelnud ühte kohta? See on kõige tüütum asi ever. Nagu kõige tüütum asi ever. Ja tegelikult ma elangi põhimõtteliselt siin Indrekul. Ma pole väga-väga ammu käinud Neemes. Ma käin sealt vahepealt riideid võtmas ainult. Ja ma olen väga õnnetu, sest tegelikult Neeme on üks mu lemmik, ongi mu lemmik kohti peale Indreku. Ja ma saan nagu aru, et ühelt poolt ma olen väga õnnelik, et mul on mõlemis kohas väga hea olla. Aga kui ma näiteks praegu mõtlen Neeme peale, siis mul süda valutab. Tule siia, sõbraka. Tule. Sest tegelikult on see ikka super koht seal mere ääres. Et see ei ole meeldiv, jah. Ärge palun endale sellist elu tekitage, et te peaksite 2 kohas elama. Mis on teie kohustuslik jaanipäeva söök ja jook? No jook on, igaüks joob seda, mis ta lemmik on. Vesi. Kaevuvesi. Oi, kui tublid tibud lähevad ise õrrele. Jaanipäeval, see on siis see päev, kus on nagu pärast pidu vaba päev, siis mina joon mimoosat.
see on siis, kui mul on terve päev vaba, siis see on minu lemmiktegevus, selline mõnus saun, mull, värki-särki. Mida tahad sel jaanipäeval kindlasti teha? Nii, mul on kava paigas, ma just saatsin välja. Meil on kindlasti, on meil siis pärja punumine, see on minu jaanipäeva nagu must. See tähendab seda, et ma varun ise need lilled ja ise saab natuke korjata ja siis kõik teevad omale kaunid pärjad pähe ja sinna lisandus sel aastal saunaviha töötuba, mille ma üritan Margole suunata. Siis kindlasti on lõkkeloits meil, sest et mul kunagi emme kirjutas ägeda loitsu ja selle saatel tuleb lõkke panna põlema, see on väga äge. See võlub alati päikesega välja. Ma ei taha väga suurt jaanipäeva, ma tahan, et mul oleks selline mõnus väike seltskond, et lapsed jookseksid, mehed hoiaks oma naistel ümbert kinni, et oleks ikka mõnus chill. Ma ei taha nagu tööpäeva, ma tahan mõnusat päeva. Mõni rituaal, mida saunas teete, hoolitsus või mingi selline asi. Ma arvan, et rituaal on see, et me käime peaaegu iga õhtu saunas, et kas jõesaunas või teises saunas ja oluline on lihtsalt 15-20 minutit olla kuumas ja see on biohacking nii-öelda. Ja see on väga mõnna. Täna lähme ka. Aga muidu ma erilisi hoolitusi ei tee, ma käingi seal laval ja siis ma lähen tuppa pesema, sest meil on kausipesu. Tore seltskonnamängu idee 40 inimest jaanipäeval. Jah. Meil tulevad lastele need nagu teatevõistlused ja siis ma teen, meestel on õllekasti hoidmine. Võib-olla teeme naistele ka lihtsalt mingi hästi kerge. Ma ei tea, ma mõtlen veel. Kui kaua Mari Argentiinas on? Mari sõidab ära 13 august ja ta tuleb tagasi järgmise aasta jaanipäevaks. See kõlab nii õudselt. Kas jaaniloitse ka loete? Jaa, mul on konkreetselt jaaniloitsi ja see on seal telefonis, kus Paul on, aga ma seda praegu ei saa lugeda. Millised on lemmikpoed riiete ostmiseks? Kannad väga ilusaid riideid? Ma väga tänan. Mulle meeldib võtta vastu seda komplimenti magasiini Bufaikas ja New Yorkeri karupükstes. Aga tegelikult kõik mu ilusad riided on pärit väga paljuski praegu Eesti moeloojate käest. Tedi, siis mis mul veel oli? Issand, siis see ürp, see roosa kostüüm. Ma kannan hästi palju ühesuguseid asju nagu kogu aeg mulle meeldivad setid, mulle meeldivad ühesugused asjad ja osad on Saarast, osad on Merju käest, nii et selles mõttes ma ei ole eriline moekuru, aga kui mulle midagi meeldib, siis ma kannan seda. On sul nippe, kuidas põllulilled toas vaasis säilitada? Põllulilled ei püsi üldse, need ongi 24 tundi ja kõik. Aga igasugused sirelid ja sellised kõva oksaga asjad tahavad seda, et sa seda oksa nätsutad, taod natuke või lõikad keskelt pooleks ja siis iga päev tegelikult peab vett vahetama ja lehed võtta ära pane lehtedega koos vette. Kus pidasite oma kõige meeldejäävamat jaanipäeva? Kõige ilusam, mis mulle meeldis, oli 3 aastat tagasi siinsama Indreku ja see oli nagu hästi mega esteetiline, sest et meil oli seesama pikk laud, hästi toredad inimesed, lõkke oli mega ilus. Kõigil olid ilusad valged kleidid või sellised suvemõnusad riided, imeilusad pärjad ja päike. Ja see ilmselt on üks meeldejäävamaid. Üks on veel hästi äge. Üks on selline, kus me Neemes üldse ei plaaninud teha jaanipäeva. Ja ma jäin veel õues magama. Kas meil oli eelmisel õhtul mingisugune sõpradega mingi asi, ma ei mäleta ja ma jäin nagu päeval magama õue ja ärkasin selle peale, et 2 sõbrannat tulid ja edasi oli täielik magic, ainult naised, käisime paljalt ujumas, tegime ka suured pärjad, see oli mega äge ja siis hommikul ma mõtlesin, et oota, kas see oli nüüd päriselt või ma nägin seda unes. See oli ka väga meeldejääv. Kuidas su Eesti veini armastus alguse sai? Seni on olnud endal ainult koledad kogemused. Kuidas see võimalik on? Eesti vein on lihtsalt mega hea. Nii, siin on praegu Hirveaia sinimustvalge mega hea vein. Sa pead tulema Indreku tallu. Ma ei ole välja kuulutanud, aga ma tahaksin teha ühe nii-öelda nagu avatud Rabaristo avatud veinikoolituse ööbimisega. Nüüd saate sõbrannadega tulla ja ma räägin teile Eesti veinidest ja proovime ja maitseme ja ei peagi ära kiirustama. Ja Eesti veini armastus sai alguse Murimäelt. See oli üks armastus esimesest silmapilgust, armastus esimesest veinilonksust. Kas teile meeldib jaanipäeva rohkem pereringis pidada või koos suure seltskonnaga? Teate, ma ükskord tegin ainult pereringis ja ma olin nii kurb, sest ma ikkagi tahan sellist mõnusat väikest sõprade seltskonda, 10 inimest pluss lapsed. Paul, sa oled põhimõtteliselt vabastatud. Need olid praegu kõik küsimused. Ma väga tänan. Meie vlog jääb täna selliseks huvitavaks.